tegelikult on Rae vallas kõikide eluvaldkondade töötajaid puudu, sealhulgas õpetajaid ja tõepoolest, ega seda õpetajat siia ongi raske leida, sest meie korterid, kas või siin Jülis, kuskil rendiga on tõesti väga kallis, kus on elanenud elutingimusi, aga teine võimalus on ka see, et ikkagi parandada ka ühendust Tallinnaga ja viia siis paremad liikumisvõimalused ja niimoodi võimalusi ka naaberomavalitsuste meil tööle. See kindlasti parandaks seda raami Ja, et see võis selle 2009 aasta välja, täpselt enne valimisi peeti
meediakanalitega. Tegelikult laiemalt, mis on võib-olla isegi olulisem, kas te ei leia, et selline rahaline toetamine võib kahtluse alla seada väljaandmise sõltumatust? Igal juhul seab kahtluse alla ja see on kahtluse all, siin ei ole midagi rääkida sellest, et maksab tellida muusika. See on nii normaalne, see on igal pool maailmas, kõik läheb neid. Ja näha näiteks materjalide kajastamist, siis viimane leht oli siis, kus oli järjestatud need teadmised. Puhtjuhuslikult, puhtjuhuslikult oli Mart Võrklaev oli esimene. Aga kui oli viisuõigmine, et mis erakonnad on järjestatud, siis oli EKRE oli nagu, kuidas öelda, Eesti sisadus oli teised. Aga see oli juhus, et Rütlipoes läks sassi. Antti Teo siis valitsus tegi ette vallavanem selle koostamisse tõesti ei sekkunud. Nii nagu kõigil tehinumbritelt küsiti 2 küsimust ja tähtaegadele vastata, siis miks mina olin selle esimene tuli välja, kui ma korraks küsisin lehetoimetaja käest, oli see, et mina saatsin selle tähtajale eelneval õhtul. Järgmine tuli Raimo Uukkivi, ma sain aru järgmisel hommikul, oli teine ja ajalises järjekorras, seda võite lehetoimetajad kontrollida. Minul öeldi, et see käis niimoodi. Kui nüüd rääkida üldisemalt rahasõnumitest, siis mitte vald ei toeta seda, vaid see ongi valla ametlik väljaanne ja see käibki valla eelarvest ja see on valla põhimäärus nii kirjas ja see on valla volikogu otsus. Ja rahasõnumite mõte ongi see, et kajastada vallavalitsuse ja volikogu tegemisi ja muuhulgas olulisi kogukondlikke sündmusi. Nüüd, kas see on kuidagi kallutatud või kas sinna ei saa kirjutada, mina väidan, et saab küll. Seda toimetab lehetoimetaja ja selge on see, et see tuleb rääkida nendest asjadest, mis vallas on oluliselt, inimesed teaksid, mis on tulemas, miks me oma Facebooki lehti peame, on see, et inimesed teaksid, kui neil aiaradatakse midagi näiteks ehitama, teab, millega on tegu, koostatakse kogukonnalugusid, seal on võimalik elanikud kirjutada, küll on lehetoimetaja hoidunud sellest, et teha seda selliseks poliitvõitlust standardiks, mida ükski inimene enam lugeda ei taha, et selleks on teised kohad, teised võimalused. Kui rahasõnumid oleks kuidagi paljutatud või selline ülekülgne, siis ta ei oleks nii oodatud postkasti, kui ta on täna, sest mina väidan seda, et praegu inimene ootab seda lehte postkasti ja ta hea meelega loeb seda ja see on tagasisides ja nad ei arvanud, et see on see, mis inimesed tagasisides saavad. Tähendustades, te ei välista, et nüüd lähitulevikus võib ka ilmuda ajalise näiteks positsioonisse ju artikkel, mis ei ole kriitikud poliitikuna. Need on ka enne ilmunud selles mõttes, et on olnud vaidlusi, ma arvan, et see oli kuskil 2013 lehtel, kus erinevad poliitilised jõud, opositsioon, koalitsioon nii-öelda vaidlesid Raevala spordielu üle argumenteeritult. Mina tean, et kõrvaliselt Raimo Uukkivi on teatud kommentaare seal lugudel andnud, mida on siis kaasautor või siis külalistoimetajad, kes seda öelda, kes seda lugusid teha, et on saanud kommentaare küll, aga ei ole avatud neid lugusid lehetoimetaja, seda otsustab lehetoimetaja, kus on selline lihtsalt poliitiline ärapanemine või pool tõetegu või vale, et neid asju ei ole avaldatud ja seda otsustab lehetoimetaja. Väga hea. Kas keegi läks see vastata? Tõdane Keskerakond. Ma arvan, sellisel kujul on rahasõnumid ja sellise koalitsiooniga on väga häda. Et tegelikult viimane 2 kuu jooksul on 2 näidet, mis ei mahu mõistuse piiridesse. Üks näide on sama see rahasõnumite eri, kus siis
Priiduga ka nõus, et loomulikult saab see, kes on võimu teostamas, saab rohkem tähelepanu, aga miks see tähelepanu siis ei ole täielik, et kui näiteks võimu teostav vallavanem Kurmispeale ringi sõidab, siis sellest mainitakse, võiks ju nagu rahvast teavitada, et mõte teemaga. Või näiteks, kui on siis valel poolel olev inimene, kes käib maailmameistrivõistlustel näiteks jahilaskuses, et on seal häid kohti, siis seda informatsiooni nagu ei ole väga. Mina leian hoopis seda oma nagu kogemusega ja erinevatest valdadest, et tegelikult on täna kõige parem variant üldse nendest võimalikest on idaraadiolehk, sõnumiloojad, kuulub 3 lehele või 3 vallale, aga me antakse välja puhtalt päevikirjanduse lavade kohad ja valla juhidega ega vallas võimu teostavalt ei saa kuidagi sinna sekkuda, ajaleht ise teab, mida ta kirjutab. Ja ta kirjutab tasakaalustatult ja ta kirjutab ka probleemi. Kas see Reformierakonna sünninud aastast? Jah, ma kõigepealt ütleks seda, et see väide, et Raesõnum on propagandalehed, siis Raesõnumi on rünnatud sotside poolt, see on rakendatud nende valimisvangi ette välja antud üks raamat. Kui te loete sel nädalal Raesõnumit toimetaja poolt välja antud artiklit, siis te saate lugeda ja kõik Raesõnumid alates 2003 aastast on valla veebis üleval. See on välja võetud hea võrdlus. 5,5 aastat vallavanema tööd Mart Võrklaev või Raimo Uukkivi siis minevikus. Mart Võrklaev on selle aja jooksul 2 korda Raesõnumit esikaane, Raimo Uukkivi 16 korda. Soovitan võtta ette ja see oli propagandaks muutunud ja soovitan võtta ette 2009 aasta Raesõnumit septembrikuus, mis on valimiseelne aeg ja vaadata, mis on teisel leheküljel Raimo Uukkivi tutvustab oma raamatut. Kui see on Raesõnumites adekvaatne asi, siis Väga liiga. Et lugesin ka seda toimetaja kokkuvõtet ja tekkis huvi. Ma lugesin ka need üle ja tegelikult oli tulemus niisugune, et see, kuhu lehele kellegi pilt satub, eks ole, ja on fossiilis või mitte või selle taga, see ei ole üldse oluline. Oluline on see, et meie mõlemas lehes, minu ajal oli 60 lehte, sinu ajal on 57 lehte, ühel on 19 pilti sees, ühel 87 pilti sees, aga sinu puhul on ka, eks ole, olemas Facebook, on olemas TV-väljaanne, millega kohe lepinguga kokku, et Väga hea. Anname viimasena sõna. Leian, et Raesõnumid on tegelikult vajalik just kajastamaks erapooletult poliitilise sisuta ja tähtsamaid sündmuseid, mis on raevallas ja nii edasi. Küll aga näiteks küsimus praeguse koalitsiooni partneritele, et kas valimisreklaami avaldamine Raesõnumites on korrektne ja kas te olete seda teisipäevaselt tegemas? võin kohe vastata. Ja ma vastan lihtsalt lühidalt, et reklaami avaldamine Raesõnumites on kõigil võimalik hinnakirja alusel. Jah, Reformierakond on seda teinud 3 lehes, oktoober, september, august, maksinud hinnakirja alusel arved, broneerinud hinna kas jaanuaris või veebruaris, kõik on nõuete kohaselt ja võrdsetel alustel. Nüüd järgmisena vaatame tasub ühe parima video. Valimisvideo tutvustab laiemalt häälte kujunemist ning video järel läheme edasi küsimustega. Meil on vist mingi tehniline viperus. Meil on vist mingi tehniline viperus. Frederik, meil on tehniline viperus, ei lähe tööle.
ta on nagu veebis, aga ta ei lähe tööle. Kahjuks me antud hetkel kirjutada ei saa. Küll aga saame võtta saalis paar küsimust, mille ma räägin. Nii et küll tulevad kaasa küsimus saalis. Niisiis, küsimuse küsija ei olnud määratud ühegi siis viimastes programmis noorte töö, mille siis nagu ei ole märkanud kohteli noorte töötamisest. Nii et küsiksingi, et kuidas aidata noortel leida erialast tööd päevas? Teiega sõnanud, Reformierakond. Soovitan korra meie platvormi väljendada, et täiesti noor alapunktides olemas. Toetame noorte ja ettevõtjate koostööd, mida ma olen siiamaani ka teinud, toonud ettevõtjaid kooli, teinud läbi seda maleva ja samuti toetame noorte tööpõhiseadust, mis on samuti vallavalitsuse ülgümnaasiumi toel mõned aastad tagasi gümnasisti poolt ellu kutsutud. Mõneks ajaks nüüd kuidagi peatunud, kuna noortel on natuke endal ülikooliga tegemist, eesmärk on see uuesti käivitada ja igal juhul seda toetada, et see toimiks, et noored saaksid ennast vahendada ise vallas toimetatakse ettevõtetesse tööle. Ja üks uus mõte, mis meil on, et luua noortele idufirma inkubaator, et meil on Arni Veimov on Rae vallast ülgümnaasiumist pärit, hea meelega tahaks temaga ühendust võtta, kes siis on Kärkkäsi looja ja on teisi tublisid tegijaid, keda tahaks tuua meie koolidesse kas või 1-2 tunniks või koostööd nendega midagi teha, ehk aidata noortel jõuda sellisesse põnevasse maailma, kus suuri tegusid teha ja meil on sellest oma vallast ja koolidest näiteid ja hetkel pakkuda tegelikult olemas. Et on sellised mõtteid. Suur aitäh, kas üks kandidaat tahaks? Ma teeme siis täiendamärkuse jah. Jaa, okei. Ma võin hästi soovitada sõbrad, klass, käige kuskil Skype'is. Ettevõtted on tegelikult huvitatud personaliliitudele kõne ja väga rõõmu näitab, et tutvustan Raevallas olevaid ettevõtteid ja ettevõtte päeval näiteks Ürle ja Kaila Kuts ja Mullikooli tööd. Soovin ise ka kõik ootavad, mis on praegu hea aeg. Selge, suur aitäh. Võtame veel Tegelikult kõik asjad nagu rõõmu kiirelt ja vandeks, aga ma olen nüüd oma kogemused kõik hinnad siis, kui aastal 2007, siis me alustasime niisugust asja nagu ettevõtjate ümarlaud, kus olid selleks teemaks oli ka noortega suhtlemine ja noorte võimaluste andmine, nii et kahjuks see suri ära ja nüüd ei tulnud ära sellest, et mingi võimuvahendusega oli väike masu siin, et ettevõtjatele muudki teha. Aga kindlasti on see, me räägime nagu uuest ettevõtlusest ja Raevallas on nii palju ettevõtteid, et siin kindlasti leiab võib-olla ka tegelikult töökohti ju loovad ettevõtjad. Lühidalt ka lausa. Jah, et Raeval võiks pigem keskenduda noorte ettevõtluse toetamisele, et kui noor tahab tööd võtta, siis ta pigem võiks olla nagu tema puhkus, et Raeval on tõesti nagu väga palju tööandjaid, et praeguses olukorras ei tohiks väga raske olema. Suur aitäh. Järgmine küsimus. Ka eelmistel valimistel räägiti palju rulaparkidest ja sportimisvõimalustest. Mille järgi tehakse eeldused, et need on just asjad, mis on Raevalli jaoks olulised? Ma ei tea, mille järgi tehakse need, võiks ideaalis olla mingisugused uuringud. Arvestades, kui palju noored Facebooki tarbivad, siis oleks suhteliselt lihtne kasutada Facebooki platvormi mingite kaardistuste tegemisel. Kas teie näete, volikogu võiks rohkem ka teistes noortelt küsida? Jaa, sest see on tegelikult, kui võtame sedasama sellest fotot välja, et see on, ma ei tea, palju sul kohalik omavalitsus seal investeeris ja mis ta tegi. Investeeris on eraavalikus siis paindub,
investeerinud päris kallid asjad, oleme ka neid teinud ja kuna ma tean ka praegu vähemalt 3 soovi mul postkastis olemas, mis on tegemata, siis näeme, et peame edasi tegema. Et tegelikult on noortelt see tagasiside väga selgelt olemas olnud, neid soovitusi, kui saab teada, et mida teha. Aitäh! See ka imestada, aga praegu toetan Martini, et tegelikult noored võtavad tõesti väga tihti ja kui me Facebooki polnud, oli mingisugused internetifoorumid, siis nad võtsid seal ka väga aktiivselt sõna või kas või kui läks Šveitsi midagi Läti kohe või nad info seal üleval. Kus me seda võtame, et nad seda tahavad igasse külasse? Sellele küsimusele mina ei vastates. Igasse külasse ma usun Šveitsi juba hea ei ole, et 1-2 lapse pärast võib-olla ei ole veel mõtet, aga nad saavad tulla naaberkülasse, kus see Šveitsi tulemas. Ma arvan, Keegi oleks, jah, kes erakond oleme selle tihti jätame selle viimaseks selle teema. Võib-olla üks oleks Šveitsi tegelikult on sisu, mis seal tehakse, et võib-olla see on ainult hea ulavus, et kui 2 aastat tagasi mööda vaatasin noored, 10-11 noored sõidavad nende kambas, aga rühmiti seal edasi. Mulle tundub, et võib-olla need tegevused peaks olema midagi noortele organiseeritud ja see ei ole see no on võib-olla vahepeal tehakse, et see on okei, aga võib-olla ta tehakse midagi olema, aga või nagu selline, ei saanud aru, kõik on järjest, no mina olen valmis, aga ma ütlesin, neil oleks võib-olla tegevust. Ja nüüd võtame veel ühe küsimuse saaks. Mina olen praegu Arto Hiinat Tallinnaga ja kas toetate Tallinna suudlama ideed? Kas keegi tahaks sellele võtta küsimust teha? Mina tahaks loota, et praegu Arto ei ühine Tallinnaga ja seni, kuni on võimalik see teema volikogus ja vallavanema kaasa rääkida, siis kindlasti seda ei toeta, et praegu oleme väga selgelt oma nägu, oma tugevused, meil ei ole vaja olla osa Tallinnast ja siis oodata, et keegi meile midagi teeks või midagi looks, et meil on võimekad inimesed, me saame endaga väga hästi hakkama ja me toimetame paljudes asjades oluliselt paremini kui Tallinn seda saaks siin meie eest teha, kui saame Tallinnas käia ja tegutseda 2 omavalitsust koos ja teeme koostööd. Selle küsimuse teemaga võtame 2 sõna. Jah? Et ma muidugi külgi võtaks, et see teema kunagi päevakorda ei tuleks, aga kindlasti mitte terve päevakorda, vaid ühe osaga, et Arvik sõna võttes, et teema on olnud, aga mina isiklikult ka seda ei toeta, et praegu on väga aeg olnud ja niisugusena peaks nagu jätkama. Jah, aga mine sa tean, mida see ühinemiste ja sümptimiste laine võib kunagi tuua, et siin ilmselt ei ole meie need suured otsustajad. Jah? Mina mõtleks tegelikult natukene ambitsioonikama idee, et nimelt on Tallinna piiritusega ausalt mõõdumist, on jaganud just tegelikult 8 osa olevad ja osa on Tallinna. Mina pigem võtaks Tallinnalt selle osa ära ja ütleks, et Tallinna piir võtab selgelt selmena taga, et see on tegelikult liiga aega Tallinna palju segadust. Rae vald on Tallinnaga maad vahetanud niimoodi võidus, et jutt enda maad on ära ja jutt üles olnud, aga see on siis juba aeg. Aga enne kui me saame tänase debati üldse koomale tõmmata, peame rääkima korruptsioonist, mis on kindlasti teema, mis paneb siin palju ühiskõrvad püsti. Kas Rae vallas tõesti on korruptsioon probleemiks ja millised on reaalsed meetmed, mida teie toote välja, et seda nagu vähemalt saaks sõna? kas vallavanema sõna? Ma just tahtsin ära kuulata selle, et mida näite heidetakse, et olen minagi kuulnud, et on meeletu probleem. Mina leian, et see probleem ei ole, meie teeme parimas usus ja oma asju ja selliselt, et need oleks võimalikult läbipaistvad, selleks ka erinevad infokanalid, kus me asjadest räägime. See, et meie oponendid üritavad näidata ennast sellega paremana või tuua välja mingid pooltõdest kogu valesid, ei pea õigeks. Meie kohta ja meie osas on läbi kõikvõimalikke uurimisi alates Riigikontrolli
Rahandusministeeriumi ja ilmselt ka muude asutustega, kelle poole Jaapani kindlasti korduvalt pöördunud, et seni ei ole ka ühtegi reaalset asja välja toodud, et need mõned parimad asjad oleks väga hästi reaalselt. Suur aitäh. Ja nüüd laseme veel lühidalt vastata. Üks asi tuli küll välja volikogu liikmetega. Noh, Marko muidugi ei saa nüüd öelda, aga tegelikult on tõepoolest tehtud erinevaid akte ja kontrolle ja ma ise toomust kõik need kitsaskohad. Kas või otsuses andruses, selle autode kasutamise puhul, mis on Riigikontroll toob välja toodud või siis huvide konflikti teema, mis on riigihangete puhul välja toodud, need peaksid neid lugema, et on tahtnud, et siis saaks võib-olla täpselt teada. Aga tegelikult tuleb see jah juhtimine tuleb natuke üle vaadata, et asju juhtus ja on nagu inimesel juures reeglid samuti. Suur aitäh. Meie tänane debatt on väga kiirelt möödunud. Enne kui me veel täna lõpetame, anname sõna Akologile, kes teeb täna poliitikute sõnavõttest laiemat analüüsi. Võime teha poliitikutele suure aplausi ja anda sõna Akologile. Ahto, kas sa tahad mikrofoni ka või? Sa oled sinna Okei, meil kindlasti on vaja, et see võimalik, et see võimalik aega parem. Kuule akustika, mul on selline suhteliselt improviseeritud lähenemine, et selle küsimusega peast kutsuja ei olnud mulle mingisuguseid juhtuja ja ma üritan sellest siis kõige parem võtta sellest vabadusest ja ma tõesti hea mõtlen olla. Selles on debatt, mida ma väga tihti kuulma ei satu ja see on mulle endale väga palju, et ma tegelikult näen, hea mõtlen, ma näen siis, mis toimub nii-öelda välis-Eestis. Ma see null ma ei natuke hiljaks, aga ma olen tundnud sellest olulisest väga ilma ei jäänud, siis mu esimene mulje on ikkagi sooline tasakaal. Tallinnast tulideks kohalikud inimesed võib-olla tähtsad ei näe. Igal juhul vaatasin kõik enam-enam kõik teatud teadas mehed ja millegipärast oli vähe selline kas nüüd metsik lääs on vale sõna, aga selline vestern üriks sellisest arenemist linnast, kus on paar suurt tänavat ja siis ümberringi teades kõik luuaks ja see oli üldse halb, see imidž oli mul sellist nagu arenemist kiiresti kasvavast linnast, ma olen asuvast praegu alla ja ülikohta kindlasti see vist väga vale ei ole, eriti üllatuseks ma siin kuulen, et lausa arvatasin kohal, et te võistlete sissetulekute poolest Viimsimaale, mille ma olen tuttav, kus on vanem olevat, ja see küll Ida-Viimsi, mis seda vale sõna saan. Ma saan ka teie muredus on rohkem olla. Aga jah, kui 19. sajandil oleks siin arutanud uuema ja suurema kiriku ehitamist, siis need teemad on siin täna olnud palju modernsemad, kuigi jällegi teatavad sellised analoogiad on olemas, päris selgelt ei ole tegemist maakohaga, kuigi linn nagu otseselt ei ole, see suhe Tallinnaga on huvitav, kui seda mainitakse, siis teatud mõttes nagu on saadetud ka laetud välja, ma ei tahaks Tallinnast rääkida ja see ülevõtta küsimus ja kõik see, et Tallinn on teie jaoks nagu selline taevakeha, mille gravitatsioon on täiesti tuntav, aga mis ometi elu nagu otseselt ei määra, ikkagi Tallinnast erinev asula ja siis kujutan ette enda jaoks, ma üritan sõnastada seda, mis siin toimub, te olete linnastumise server maal, uus maa teatud mõttes, mida vaikselt pöördatakse linnaks ja tõsi ta on ilmselt varem või hiljem, kui Eesti arengud ei muutu, on Jüri ja kogu see vald siin ümberringi selline suburbia, eriti kui see tramm tekib, see on üldse kahte selle juhul. Ja mis ta ütleb, see on huvitav muidugi, mis saab Tallinnast, mina olen Tallinnas sündinud ja mul on teatud mõttes selline vastureaktsiooni mure, et Tallinn on tõesti nagu selliseks pärmusarmiseks, et 100 ruutkilomeetrit suuruseks asumiks, mis jääb järele kesklinnast, see on pooleldi naljaga öeldaks. Aga ma nüüd üritan analüüsida seda valimiste teemat, siis me ilmselgelt tegemist on tasakaalu võtsimisega kohaliku või laiema vahel. Siin on ka asju, mis tõenäoliselt valimiskäitumist mõjutavad
täna debatti teemaks ei tõusnud ja õigusega, sest ta ei ole kohalikud teemad, aga kui me vaatame seda valimisliikide puudumist, siis see on suhteliselt anomaalne mittelinnalisele asulale, mittelinnalisele kohale ja see, et siin on väga esindatud kõik peavooluerakonnad, kes on ka parlamendis miinus Vabaerakond, mis on ennast ise taandanud, ütleb meile ka seda, et tegemist on kahtlemata valijate puhul tegemist otsustega ja analüüsiga, mis ei ole ainult kohalik. Ja ma arvan, et EKRE on see üks suur faktor ja samas ka Reformierakonna võimule iseenesest on laiem küsimus kui lihtsalt see, mis toimub vallas. See on huvitav laetud taustal selle debatiga, te olete väga distsiplineeritud seda vältinud ja minu mõttes on see väga tervitatud ja tore. Milline see kohalik või suurema tasakaal saab olema valimispäeval, seda muidugi öelda ei oska, aga lihtsalt siin puhtimpressionistlikult hinnata seda, mida ma täna näinud olen, sellega on see, et Reformierakond arvab, et nemad on number 1 show linnas, ma ei ole ühtegi küsitlust näinud võimalik, et see niimoodi jääb, aga enesekindlus on, kui ma üldse midagi ei tea sellest vallast, siis juba see inimeste paigutus näiteks mulle Reformierakond loodab või eeldab, et ta moodustab järgmise koalitsiooni ja ei ole otsustanud, kas ta teeb seda IRL-iga või sotsiaaldemokraatiga. Võimalik, et täiesti eksinud ja kassi koodi kunagi konstitutsiooni, aga kõlas vaatas, ma ei välistaks sellest mõtet. Keskerakond on täielik outsider ja see hakkab midagi täiesti ilma kuidas öelda, tahtmata solvata midagi, aga ilmselt Keskerakond ei näe ennast siin suure häälevõtjana ja ei ole panustanud sellesse debatti kõrgendavat Reformierakonna sotsiaaldemokraatide ja IRL-iga. Teemad, mis konkreetsemad teemad, mis meil silma jäid, millest me tahaksin natuke pikemalt rääkida, on 3 tükki. Korruptsiooni teema on väga tervitatud organiseeritud poolt, et see meil elab üles võeti. See on midagi muidugi, mida väljaspoolt hinnata on võimatu, aga jällegi, mida rohkem nendest asjadest räägitakse, mida rohkem on kas või sellist tennisemängu opositsioonijuhid ja kohaliku omavalitsuse juhi vahel, seda kasulikum teile kõigile ja seda meile kõigile. Ja peaasi, et asi läheb nii küsitlikusse ja ütleme sellistesse viisakatesse raamidesse. Aga see noorte teema on nüüd laiem asi, mis mina ei ammu noor, aga ma millegipärast mõtlen sellest teemast erinevate nurkade all just kohalike valimiste kontekstis ja mitte ainult selles kontekstis, et kuidas saada 16-17 aastased inimesed valima ja mis teie sõnum nendel oleks ja kindlasti on sõnum olemas, tulge valima, oma saatusele otsustamine on igal juhul positiivne ja vajalik ja sellega keegi ei vaidle, aga oleme ausad, ega teil vist tegelikult kõrge ainuga ja meil tegelikult noored tahavad. Kas või see jutt siin lõpetab, et noored on nii-öelda empiiriliselt palju võtnud kontakti nii võimu esindaja kui opositsiooni esindajaga ja väljendanud huvi rulaparkide vastu ja sportrajatiste vastu. Ma olen kunagi olnud sotsioloog, ma ütleks, et see saaks väga esinduslik olla lähtumine puhtalt sellest, mis teil rostkasti potsatab, isegi need potsatused on toiminud. Ja teatud mõttes Keskerakonna esindaja on ehk tõele võib-olla kõige lähemal. Noortel on igav. Selles ma ei kahtle mitte ainult praegu alles, aga kas need vastus on noorte elu parem organiseerimine vallavalitsuse poolt, selles on tõsiselt kahtlane. Aga ma lihtsalt tahan öelda osutada sellele, et suure tõenäosusega noored on midagi, millest vallavalitsusel suurt aimu ei ole, sest tehakse sellist rutiinset, peavad instinktiivselt põlvenõksu liigutusi, eks, et tehku siis sporti või tehku siis kultuuri või kui kumbagi teha, vähemalt loomulik kohtus muusikat teha ja vaikselt võib-olla mingit pidu pidada. Ja ma nüüd ei oskagi võib-olla seda väga selgelt sõnadesse panna, mis ma öelda, aga usku mind noortem on täiesti maailma selline jaotamine. Selles maailma murdmine oleks see väljakutse, mida mina teilt ootaks. See debatid oleks oodanud võib-olla noorte poolt seda suuremat aktiivsust, ja oli 3 suhteliselt sellist, vabandust, nagu puist küsimust, aga keegi ei julgenud otse seda kontakti luua ja võib-olla see ei olegi noorte asi seda kontakti luua ja võib-olla noorte asi ongi tegelikult olla vanadest eemal, sest kogu see asi tegelikult, kogu see kontakt tegelikult saastab. Noorte elu ei taha öelda poliitika saastab, aga suuremas noori tahab olla seda tahvust teha asju, mida mõni tahab teha. See on minu pausom ja teatud mõttes mul on kahju, et see niimoodi on. Ja see oli debati kõige nõrgem osa vaadata sellist igal
praktiliselt kõigi esindajad, mul kellelgi liiga vabandust, aga sellist ühekülgset passiivset suhtumist noortesse, sellist elukaugust ja ausalt öeldes üks teema, üks sõna, mis ma kirjutasin endale üles, mida kordagi ei mainitud, on fentanyliga Sexpressi vahel ja see teema, mis on alguses saanud Ida-Virumaal, et põhiliselt puudutanud venelasi ja koopleid ja nii edasi, hakkavad levima ka täpselt sellistes kohtades raemaalt inimesed, kes käivad Tallinnas töö Kosemäel, kus 2 või 3 pere ei saa täiesti tavalist eestlast, mitte et see oleks kuidagi oluline siin, aga said järjest üledoosid ja millegi pärast ma arvan, et kui see Kosemäel toimub see siin turguga. Eks te saate seda nägema ja mul oleks hea meel, et ei saa seda nägema, aga see on midagi, mille kohta mina oleksin küsinud. Ja tavaliselt kui küsida poliitikut, et uimastute kohta, sellest samast noorte ja küsiks mitte ainult noorte kontekstis, et Kosel surnud oli 30 aastaseks. Aga siis hakatakse rääkima ennetustööst ja väga palju rohkem tahaks tegelikult kuulata just nende sõltlaste juurimisest, nendele elamusväärse elu tekitamisest ja kas või sellest idiootlikust klišeest ülesaamisest, et iga tarvitaja on narkomaan ja järelikult eluga hüvasti jätnud ja lähme edasi ja tegeleme elavatega. Eestis on, ma kardan, tunduvalt rohkem inimesi, kui me keegi oskame arvata, kes käivad tööl ja elavad täiesti tavalist elu, hambad ristis ja on fentanyli sõltlased. Ma ei ole nüüd kindel, et see on konkreetselt, mõtleme, see tasakaal jällegi valla ja riigipoliitika vahel on see hästi paika panemata ja see oli ka valla süü, aga kui ma üldse midagi kõrvaltahaksin selle debati kohta nii-öelda oma sisendit anda, siis see on üks sõna, mille ma siia ära markeeriksin. Debatt, mis mulle endale väga meeldis ja mis minu arvates oli kõige huvitavam ka üldse teinud, oli see kohaliku lehe teema, sest erinevalt kõikidest teistest teemadest, isegi kõige parematest, päriselt kõik nagu tundnud huvi ja sekkunud, aga lehe teema küttis kõiki. See tõmbas nagu selle polarisatsiooni välja, kõigil oli oma arvamus, kõik võisid sellest rääkida ja jällegi see on nagu see korruptsiooni teema, et on selle lehega, kuidas on, aga sellest tuleb rääkida ilmselgelt vallavalitsuse subsideeritud infokiri või infoleht. Tal on omad head ja omad halvad küljed, head küljed loomulikult on see info inimeseni viimine, aga kui nüüd keegi üritab öelda, et seda saab teha mitte poliitiliselt, siis ma arvan, et enamus opositsiooni esindajad on nõus, et see on nali, sellele tuleb poliitika vältimatult külge ja ma pean ütlema, et ka ise pikalt ajakirjandusega tegelenud inimesena mul hakkas päris teravalt ja väga kuidagi sümboolselt kõrva see Reformierakonna esindaja lause, ma siin kirjutasin selle üles tegema, et mis oli, et küll pole avaldatud, ütles ta, lisas seda ütleb toimetaja, lugusid, kus on poliitilist ärapanemist sees või pooltõdesid. See lause algas võimukonna lausena ja siis tuli sinna see suurtes, aga see on toimetaja jutt, mitte minu jutt. Mulle ütleb see üht ma teist selle kohta, mis see toimetaja on ikkagi vallavaliinimene, ma ei taha kedagi süüdistada, aga need surved on ka kõige paremas perekonnas olemas. Inimene kordab tööd kaotada ja nii edasi. Kui ma räägiksin Keskerakonna lehest Tallinnas, mille nimi on Keskerakonna, räägib Tallinna televisioonist, ma arvan, et Reformierakonna esindaja loobutaks, et need surved on olemas ja päris sellist asja ei ole kunagi võimalik teha ilma parteilise kontrolli oleks. Ja need teemad on teravad, ma ei ole kindel, isegi kui tihti teil see kohalik leht ilmub ja kui palju ta mõjutab inimesi, aga näha on, et ta tekitab kivedaid tundeid neil, kes arvavad, et nad on sellest erimale jäetud, sellest lehe tegemisest, lehe mõjutamisest ja see juhitab, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga loodan, et meelde see seletus, et osad lugejad hakkavad tagantpoolt ette lugema neid valijate pilti, see oli päris geniaalne, isegi kui ta päriselt niimoodi polnud, aga kõik meelde. Aga jah, põhimõtteliselt see on teema, mida kindlasti on vallas endas paremini reguleerida ja tegelikult see lehe debati lõpuosa, kus Reformierakonna esindaja väga valusalt andis vastu enda kolleegile nende piltide, numbrite ja muusarasega ja teatud mõttes sundist taganema, on jälle selline perfektne näide poliitilisest debatist olukorras, kus et inimesed ei ole täiustud olemas ja mõju ja mõjust lähtumine, kõik sellised asjad on olemas, aga see debatt iseenesest hoiab sellised asjad pildil ja
juba sellisenagi teatud mõttes toimib kas nüüd pidurina, aga teatud kontrolliva elemendina, siis selles suhtes, kus on võimu otsuses, sest Reformierakond, IRL ja sotsiaaldemokraadid ja lõppkokkuvõttes mul ongi vist praktiliselt 15 minutit täis. Teatud mõttes ma hakkan tagasi kohtas nagu mõtlema, et kuna ma olen teinud raadiovahest, see on väike reklaam, aga ma olen teinud koos EAS-iga valimisstuudiot ja me oleme katnud täna Pärnu ja Tartu ja seal on mõlemas oleme teinud esimese saanud valimisliitudega. Siis tuleb tunnistada, et kui meil on saalis ainult parteide esindajad, siis debatt on professionaalsed. Ma ei ütle, et tingimata parem, et parteidel on õigus või mis iganes, aga on midagi, mis ütleb, mida saab öelda poliitikute kasuks, nad toovad asjad paremini fookusesse. Inimesed, kes tulevad kõrval. Ma ei taha öelda, et kõrvalt ei tuleks tulla, aga debatti ennast on selgelt kuulata, ta on mõistetavam ja muidugi aitab modereerimine, mis on, ma ütleksin, et muljetavalt professionaalne ja range. Suur tänu, suust. Ühtlasi tahaksime ka tänada Raadio Kultuurikeskuse inimest Toomas Raku. Valge kultuur. Kõik Põlve. Ja Keskerakonna kasvupäritäht. Vähemalt me saime tänase valimiskampaania lõpetada emotsionaalselt. Ma loodan, et te tunnete tänase õhtu järel rohkem valikuna. Valimistele olete tõesti paremini informeeritud, mis tõesti valimine tuleb teadlikult ja ei põhine valimiskampaania populistlike väljaütlemiste. Aitäh! Suur tänu noorte volikogule, tegelikult ega siin paljude valimistega kursis olema ei olegi tegelikult nii head debatti siin kuulata noorte volikogu korraldatuna. Noorte volikogu üsna hästi alustas meid oma tegevust ja ma arvan, et nüüd uus volikogu saab valitud, siis hoiab ta oma pilgu peal seda volikogul ja tööd ka. Aitäh teile ettevalmistusele! aga tegelikult viimane tuli seekord 7. ei, ma ei tea, kui see viis. Ma ei saa seda tegelikult päris palju küsivad. Kus see on? Päris palju küsivad.